nii nokad, maandusin ära. Tere tulemast, kallid fännid, tehke vähem ksänni. Sellise luulerega alustaks siis hommikhuugajaga teist hooaega, mis tõotab tulla väga litt, nagu te noored armastate öelda. Hommikhuugajaga saates räägime siis natukene uudistest, arutame mingisuguste asjade üle, teeme natukene siin tänases osas natukene suurjoonelisemalt teisi maha ja selline see hommikhuugajaga saade on. Ja täna meil siis 22. jaanuar 2018 aasta ja esimene asi, millest ma sooviksin natukene vestelda, on siis meie enda Eesti YouTube'i siin, mis siin viimaste kuude jooksul on väga palju muutunud, mis ei ole õnneks väga palju muutunud, on siis meie Isto% fenomen, kus siis iga õhtu kell 6 alustab ta striimimist, kus ta siis mängib erinevaid mänge, kes kursis ei ole, ja seda siis iga päev esmaspäevast reedeni vist või esmaspäevast neljapäevani, igatahes kella 6-st kella 12-ni. Ehk siis siuke 6-tunnine tööpäev, mis on siis sisustatud erinevate mängude mängimistega. Kuta, palun selgita seda mängu mulle, ole hea, palun selgita, kuidas see türa on võimalik. Vaatavad nad seal mingisuguste 14-aastaste tüdrukute contenti, mingisuguseid wiki või huiki videosi 34 minutit, teeb seda nagu maha 34 minutit, aga samas ma jään nagu mõtlema, et sa oled siuke minu vanuses kutt, natukene noorem, et 34 mind sa vaatad mingisuguse väikse tüdruku mingit vlogi ja siis teed seda nagu täiega maha. Mis on kindlasti väga vahva nende 13-aastaste pekinägude ja vakstupeade jaoks, kes sulle seal mõnusalt annetavad ja kes kuu lõpus saavad isalt rihma, sest et junior konto välja võttes on näha, kuidas iga päev kell 6 hakkavad siis siuksed paarieurosed annetused minema teisele kontole, ehk siis tekib palju küsimusi lapsevanematel. Aga minu arvamusi Istost, ütlen ausalt, mind ta nagu nii väga palju ei häiri. Aga praegu see on nagu muutunud veits siukseks esiteks üksluiseks, sest et ma ikka nagu once in a while vaatan, et mul mingi live seal YouTube'is käib, ma panen ta tööle ja esimene asi, kui ma ta tööle panen, karjub Isto mingi mida vittu, mida ta tegi täpselt sama asja mingi aasta aega tagasi. Ehk siis content on endiselt sama. Varsti see fenomen arvatavasti natukene langeb, kindlasti ta päris nulli ei lähe, et Isto siin peab hakkama kuradi päris tööle minema, et nii hulluks arvatavasti ei lähe su seis, aga just need, et sa teed mingit kuradi natsi sümboolikaga märkas ja siis see, et te võtate mingisuguseid kuradi nokkasid siin ette, teete nad täiega maha kuskil videos, mille peale jookseb kogu su kuradi 500 pealine armee, kes paneb hashtag Team Isto ja saadab kõik 6 korda vittu. Et see on natukene inetu. See on natuke inetu. Ma isegi ei oska öelda, mis asi see on, mida ta teeb, aga vaata lihtsalt, see ei ole normaalne, see ei ole ju normaalne. Kujuta ette, sa oled ema, sul on kõhus 9 kuud üks olend, keda sa väga ootad, keda sa väga armastad, kellest sa väga hoolid, ta sünnib, sa hoolitsed tema eest veel edasi ja 17 aasta pärast on ta netis, vaatab 15-aastaste tüdrukute vloge, teeb siighaili ja kuidas nüüd sellesse nüüd suhtuda, kuidas nüüd sellesse suhtuda. Nii et jah, Isto, uuenda oma sõnavara, uuenda oma lausepaare, oled KV-s käinud, tead kindlasti väga vahvaid väljendeid, nii et kasuta neid ka kindlasti uusi, sest praegusel hetkel sa kordad end sama palju, kui Maria Rannaväli ütleb ühes videos nagu. Nagu kui see on nagu ma nagu kannan nagu väga nagu ja nagu ma nagu üksinda nagu I think they're fine. Ja, need on väga fine, Maria. Aga inimesed, kes ei saa nendest videotest aru, need ei ole teile mõeldud, need on mõeldud su väiksele vennale, su väiksele õele ja nemad vaatavad niimoodi alt üles, et issand, see Maria on ikka nii lahe ja ilus ja äge. Mitte see, et mingi 20-aastane kutt, kes mängib kuradi mingeid arvutimänge, siis vahepeal läheb YouTube'i ja kui Maria või kes iganes Planetid või kes nad on seal kõik käivad mingisuguse uue video, et sa võtad nad nagu ette ja oled lihtsalt mingi mida te teete, mida vittu? Korteris. No mida vittu? 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 Mida vittu, mees? Mida vittu? Mida vittu? Mida vittu? Eda vittu, see on nagu nii lampna. Need ei ole mõeldud sinu vanusele, need on mõeldud väiksematele ja see, kui sa need maha teed ja selle pealt nagu teenid oma feimi, see on kuradi türa veits cheapne. Veits cheap on see värkne. No tegid, mina ei ole midagi teinudki türa. Miks mina türa süüdi olen? Ja teine Eesti YouTuber, kellest natukene oleks vaja ka rääkida, on siis praegusel hetkel kaitseväes olev Sario TV, kes siis enne väesse minemist pani siis ühe video YouTube'i, kus siis üks
Eesti poiss meikis ennast, tegi siukse meigi tutoriali ja siis nad tegid seal Sario TV kanalil teda siis nii palju maha, et see kutt solvus nii palju, et tere, ma olen nii fucking valge näost, oota, ma muudan veits lightingut. Igatahes kutt solvus siis nii palju, et tegi politseisse avalduse, et mind on avalikult nüüd siin laimatud ja bla bla. Kuna aga meie Eesti riigi seadused on sellised, et sellise avaliku laimu eesmärk peaks olema siis nii-öelda elu ohustamine. Kui sa ka ütled meikiva kuti kohta sitane pederast ühes videos, siis arvatavasti siin midagi väga edasi saab. Kas see on normaalne, eetiline? Ei, kindlasti mitte. Kas sellepärast peaks Sario TV-l kuradi kraanid kinni panema ja ta Sindi vanglasse viima? No, vaevalt seda ka. Selle meikimisteema lõpetuseks ma ütleks lihtsalt seda, et kui te olete siuksed natukene erinevad inimesed, siis meie ühiskonnas pigem ole maru rahulikult. Kõige parem soovitus oleks teile see, et ärge ennast siin väga netis niimoodi siin endaga eputage. Kas teil peaks see võimalus olema? Jah, loomulikult, aga enda säästmiseks, enda närvide säästmiseks pigem ärge siukest sitta rohkem tehke. Aga lähme edasi. Hommik Hugaga saade on ikkagi selline saade, kus me räägime natukene mujal maailmas toimuvast ka. Ehk siis minu esimene uudis tuleb Saudi Araabiast, kus siis mõned kuud tagasi lubati hakata naistel autoga sõitma ja jalgpalli käimas vaatamas, mis on väga vahva, et 2018. aastal on meil siin juba siuksed väiksed edusammud olnud, et maailm nagu läheks normaalsemaks ja inimesed saaksid võrdsed õigused. Aga Saudi Araabiast siis üle 35 aasta tuli siis tagasi selline asi nagu kino, koht, kus meie eestlased peaaegu iga nädal käime Apollos vaatamas, aga Saudi Araabias siis üle 35 aasta avati uuesti kino, kuhu inimesed said minna vaatama ja surprise, surprise, mis te arvate, mis see film oli? Ma annan vihjet, see oli suht sitt film. Ja õige vastus, Emoji Movie oli siis peale 35 aastast pausi esimene linateos, mida Saudi Araabia inimesed nägid. Kujuta ette seda Saudi Araabia kutti, kes on nagu tuleb kinost välja, mõtleb, et persse ma pole 35 aastat kinos käinud ja nüüd ma vaatasin mingit sellist sitta. Siis 2018 on toonud meile juba väga palju erinevaid meeme, nagu näiteks see Logan Pauli oma, siis see praegusel hetkel on käimas meil ka selline meem, nagu seda on Tide Pod Challenge. Kes ei ole kursis, siis Tide Pod Challenge kujutab endast seda, et sa sööd ära selle pesupulbri keeli. Ma tean, mida sa mõtled, et nagu ei ole ju tegelikult ju nii hull see, et ei sööda. Kus suures söövad ja tatid söövad seda päris usinalt, et on ikkagi siuke üleriigiline täitsa traagika praegu siin sellega, et palun ärge sööge neid, see on kurat pesupulber. Saad aru, nokad söövad neid. Nokad söövad seda sellepärast, kuna netis tehti mingisugune nali sellega alguses, kuidas need on nii maitsvad ja nüüd ongi nagu olukord selliseks läinud, et lapsed söövad neid. Tide tegi ka enda kuskil Twitteris või kuskil sotsiaalmeedias ka selle kohta statemendi, mis on minu arust nagu suhteliselt ebavajalik, aga ikkagi nad tegid selle, et need Tide Podid ei ole mõeldud söömiseks. No, 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 no. No, no, no. No. What the heck is going on, people? Use Tide Pods for washing, not eating. Tulid nagu esimesed replaid ka kohe sellised, et kus inimesed nagu nii-öelda sõid neid ja ütlesid, et need on väga maitsvad, nii et mille peale jälle siuke väike nokk vaatab, et issand, ongi ju nii äge, issand, ma söön ka ja siis ongi varsti laibad tagana. Nii, aga paneks siis täna natukene juba need otsad siin kokku. Kuna on väga populaarne content YouTube'is küsida YouTuberitelt küsimusi, siis tead, ärge teie ärge teie vaeva nähke. Minul on siin nüüd Aski vestluskaardid, mis on siuksed huvitavad kaardid, mille kusjuures tegi mu eks, nii et võib-olla on ka siin minu väike panus, kui me kunagi noorena siin, tead, võib-olla äkki on mingi panu. Neid saab Apollos siin paariteist euriga. Alustame siis mitte 18+-iga. Asi, mille ostmist sa kahetsed. Selle sama läpaka ostmist, sest et siin on liiga vähe mälu minusuguse inimese jaoks. Nimeta 2 iseloomuomadust, mis sulle enda juures meeldivad, mis ei meeldi. Mulle meeldib enda juures, et ma suudan jääda rahulikuks igas olukorras ja mulle meeldib ka, et ma leian igast asjast midagi head, kui on isegi asi päris sitt. Mis mulle enda juures ei meeldi, on see, et ma leian sittadest asjadest head ja mulle ei meeldi ka see,
et ma jään tihtipeale liiga rahulikuks sittade asjadega. Mis on sinu arvates halvim ja parim asi meheks olemise juures? Parim asi kindlasti on pissida, kus me tahame pissida. Ehk valid koha, püksilukk lahti, sorr ja tehtud. Naistel natukene keerulisem. Mis on halvim asi meheks olemise juures? Teate, neid on päris palju. Las see praegu jääda. Räägi millestki, mida teismelisena tegid, aga mis praegu tundub väga rumal. Me kunagi kuttidega, kui me nooremad olime, võtsime tanklast 1,5 liitrit kütust Nesti pudelisse ja siis panime põlema kõiki asju, mida me saime linna peal. Mingi prügikasti igast asju. Praegu tundub suht rumal, aga tollel hetkel oli nagu jumala hea, mingi adrekas oli peal ja värki. Midagi nagu selles mõttes, kui praegu mõni politseihärra seda vaatab, et tal on siin mingisugused Rakvere põlengu kaustikud veel siin vanast ajast klausimata, siis ei läinud asi kunagi nii suureks. Väga väiksed leegid tulid ausalt. Sellega aga me tänaseks lõpetamegi. Olge toredad, olge vahvad, ärge sööge pesupulbrit, ärge tehke ksänni, ärge astuge lihtsalt tee peale, vaadake algus vasakule, siis paremale ja veendumiseks veel kord vasakule ja huugamiseni.